donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Pühapäev on meil, tere hommikust. Kuupäeva ma enam ei mäleta ausalt öeldes. Me ei teagi, mis kuupäev on, pühapäev. Ja me oleme siis Banja Lukas. Tulime jalutama linna peale, uurime, vaatame, mis siin toredat on. See, kus me praegu oleme, see peaks olema mingisugune Saint Bonaventure'i katedraal. Siin lõppes just mingi teenistus, rahvas tuli välja kõik kirikust. Aga selline väga huvitav katedraal lihtsalt on, mingi kirikutorn tal on sellist, pole ma enne näinud, arist on üleval ja. Aga me jalutame nüüd siis linna peale, lähme vaatame ringi. Nüüd siis jõudsime Jeesuse Kristuse päästmise kiriku juurde. See pidi olema linna kõige uhkem ja kõige kallim kirik, siis. Eks me lähme vaatame, kas on sinna võimalik sisse ka pääseda või ei. Vaat sellised lipud on igal pool. Ma tahtsin seda veel öelda, et see Banja Lukas iseenesest, et see oligi siis, et teise maailmasõja ajal nagu siin see Võrbase jõgi, mis on, sinna visati mingi piiskop, aeti välja kõik juudid ja bosnialased ja kes siit tuli, tapeti ja visati jõkke ja aeti välja. Aga 90. aastatel, et siis serblased võtsid selle nagu tagasi, põletasid kõik mošeed ära ja võtsid selle piirkonna ja linna kõik tagasi oma võimu alla ja nii sündiski siis Serbia vabariik ja Banja Lukas sai pealinn. Näitan siin teisel pool see uhke maja, et see pidi olema kuberneri palee siis selline. Isime korraks sees ka ära, aga seal oli parasjagu jumalateenistus pooleli, et ei hakka seal sees nagu oleme viisakad ja ei tee siis pilti ja ei filmi seal sees kui sel ajal. Mist mingi linna kaubanduskeskus äkki või? Poska. Aga kuna täna on pühapäev, siis on üldiselt kõik kohad kinni. Ei, seal on lahti, selle tänava peal on kõik lahti. Kohvikud. Selle jalakäijate tänava peal. No pärast jalutame jalakäijate tänavat mööda. Magnet on vaja ju ikka kätte saada kusagilt. Siin aia taga see hoone siin, see peaks siis olema Ferhat Paša musee, mis on ehitatud klassikalises Ottomani stiilis 1579. aastal. Aga kuna nagu ma enne ütlesin, et siis siin 90-ndatel kõik mošeed lõhuti on ju serblaste poolt, et siis ka see mošee seal hulgas. Aga see siis 2016. aastal taastati algsel kujul, ja see pidi siis olema Bosnia-Hertsegoviina üks suurimaid kultuurilisi väärtusi üldsuse mošee. Seal sees peaks tegelikult kesksel kohal olema ka mingisugune purskkaev ja siis seesama see rauastara, et see on nagu vist päris algsest ajast, ma ei tea, nii vähemalt väidetakse. Aga selline siis kaev, millest ma rääkisin, mis kesksel kohal on, see ongi siis siin all, et ega ligi ei pääse sinna väga. Aga selline ta on. Vot, aga nüüd lähme siis kindlusesse või? Et lähme vaatame Banja Luka kindluse üle. Veel mingi kirik, aga siit siis tundub, et saame kindlusesse. Igal juhul müür on ja värav on ka müüri sees. Panisime siia müüri peale. See poltki eriline ronimine muidugi väike. Ja see peaks olema siis see Võrbase jõgi, kuhu siis peapiiskop visati. Pärast tapmist. No mina ei tea, võib-olla enne tapmist. Ja hulgaliselt muid juute ja bosnialasi, ei horvaate. Horvaate, jah. Horvaate ja juute. Jah. Tundub, et siin kindluses väga midagi muud ei olegi, et kuhugi minna, et siin on seal tagapool on mingi kontserdiplats tehtud, see on väravatega piiratud. Ja siin on parkimisplats tehtud keset kindlust ja siit edasi peaks mingi restoran vist veel olema ja ega siin muud ei olegi väga.
näha, et panevad mingit kontsertilava praegu püsti. Mehed toimetavad seal. Et ega me ei lähe töö, me ei segame, mis meil seal teha olekski. Midagi tarka. Ei, no lähme linna peale tagasi siis, miks seal ikka? Lähme laiame linna peal siis. Nüüd me oleme lihtsalt, siin on Gradski park keset linna, et kuna on pühapäevane päev, siis siin on rahvast päris palju ja siin onu teeb lastele õhupallidest mingeid kaunistusi ja asju. Rahvast on lihtsalt tehtud. Pidi toimuma Rubiku kuubiku kokkupanemisvõistlus seal, kus nad kõik on. Oligi kohas, see peaks olema siis nüüd linna jalakäijate tänav, siin on nüüd vahvad kuplid üleval. Kogu tänav siuke. Siin on ikka rohkem rahvast, mitte nii nagu meil seal Podgoritsas ja seal oli. Aga jalutame läbi. Siin jalakäijate tänaval on päris suur, et võrreldes siin teistega, siin ikka muusika mängib, on ju, igal pool keegi siin esinevad, mängivad. Tere hommikust! Meil on esmaspäev, 20. minu arvestamise järgi. Sellist kiiruskaamera postid on, ma ei tea, kas ei käinud. Et esmaspäev ja kätte on siis jõudnud see kurb päev, kui me siis nüüd sõidame Bosnia-Hertsegoviinast ära, et põhimõtteliselt hakkab reis läbi saama. Et kõik need 3 sihtriiki, mis meil olid, need on käidud ja õige pea oleme jõudmas siis Horvaatia piirile. Ja õhtuks on plaan jõuda Ungarisse, Egerisse. Et Egeris on meil siis veel öömaja 8 ööks ja siis on juba täitsa koju ära. Et sellega nagu põhimõtteliselt hakkab puhkus läbi olema. Aga tore puhkus oli, et meile meeldis. Aga no nüüd sõidame, et meil on umbes 600 kilomeetrit sõita sinna Egerisse. Ja siis saame veel Egeris natukene hingetõmbepausi enne koju minekut. Võtnud piiripunkt ja siin on niuke katastroof. Jah, kõik sõiduautod ja veokad ja kõik on läbi segi. No vaatame, kaua meil aega läheb, et siit üle saame siis. Ühest piiripunktist saime siis üle, näed, EU-sse jõuame tagasi. Aga nüüd on siis Horvaatia oma veel ees, et otsime ID-kaardid välja. Saab siit ka läbi. Mul on praegu juba passid peos. Mis siis? Lähme ikka EU-sse EU kodanikena. Muidu. Saime siis Horvaatiasse nüüd. Et esimest korda piiri peal kästi meil pagasnik ka lahti teha. Jaa. Ja mida nad uurisid sealt? Suitsu küsis. Suitsu kas on? Yeah. Ja külmiku näitasid ette. Ja külmiku see tahtis sisse näha kohe. Nägi sealt seda, mis oli meie jaoks kasulik, ütleme niimoodi. No jah. Ja siis kohvimasinad pidid ka selgitama. Ma sain aru, et see on kohvimasin. Ta arvas, et ei tea, mis imemasin see on. Aga no nüüd on meil natuke maad siis Horvaatiat sõita ja siis juba jõuame Ungarisse. Jõudsime siis Egerisse kohale, meie elamine on siin Egri Apartments. Jõudsime kohale kenasti, nägime ära täitsa ilus maja.
tuba oli ka ilus, et ma näitan seda ka siis kohe. Et siin on meil nagu apartment, et selline tänava peal, aga tuba on kena. No nii, tuba on siis selline, siin on niisugune eestuba kööginurgaga. Et selline ja siis siin on siis magamistuba, töölaud ja televiisor ja tundub selline täitsa tore. Ja siis vannituba tuleb ka põlema. Et see on ka selline kenakene. Rõdu on meil ka. Vaat selline terrass on meil siis. Et siin on veel selline pehme istumise osa ja siin on, ütles, et võime basseini minna, kui tahame, aga no ma ei tea, see vist on lastele rohkem. Ma arvan, et ma ei lähe selle rõngaga sinna, või ma jään rõnga sisse kinni ka veel. Aga noh, tore. Käisime nüüd linna peal endale süüa otsimas ja leidsime siis siukse pitsa, 50 sentimeetrit Hawaii pitsa. Kusjuures me ostsime selle Hawaii pitsa pluss nii kaua, kuni me ootasime, et pitsa valmiks oli see õlu ja radler on ja. Ja kokku maksime 14 eurot selle kõige eest. Et see ei ole üldse kallis. Aga head isu meile siis nüüd. Tere hommikust. Meie oleme Egeris siis endiselt. Meie viimane puhkusepäev on alanud põhimõtteliselt. Ja meil on, mis meil on, teisipäev, 21 juuni. Ja me oleme siin Minareti juures. See peaks siis olema põhjapoolseim minaret, mis on siis nende türklaste poolt siis siia tehtud, kui 42 meetrit kõrge. Ja edaspool, või noh, veel rohkem põhja pool võivad olla ainult siis need, mis on siis nende põgenike ja pagulaste poolt hiljem rajatud, aga sellest Osmanite ajast on see siis viimane põhjapoolse minaret. Siin on võimalik ka sisse minna. Seal onu istub, ilmselt müüb pileteid, aga sinna pidi minema 97 väga ebastabiilset ja libedat trepiastet hästi kinnises ruumis, nii et ilmselt me sinna ei hakka ronima enam, et ei viitsi. Aga lähme vaatame edasi, meil on plaan üldiselt minna Egeri kindlusesse siis praegu. Lähme vaatame selle üle. Leidsime siis lossi sissepääsu Ülaspika otsimise peale. Mis nüüd nii pika, aga natukene piirutasime ikka kõigepealt lossi taha ja siis alles jõudsime siia, nii et lähme vaatame sisse ka siis. Ostsime siis piletid ja saime siia sisse praegu. Alles tutvame olukorraga, mida siin üldse siis on. 2400 kohalikku oli see üks pilet, 4800 forintit kokku siis. Need peaks olema siis 10.–11. sajandist pärit baptisteeriumi müürid. Pooti ja Rooma katoliku kiriku varemed. Sealt avaneb ilus linnapanoraam. Seda parem vaatame siis. No ma ei tea, see vist oli eraldi raha eest, osad kohad olid eraldi tasu eest. Vaatame parem linnapanoraami, seda on alati ilus vaadata. See on need kirik, basiilika ja seal on mingi uhke kirik veel.
uurime. Natuke näitan siit seda müüri ka, jube paks müür on. Aga mulle tundub, et meil on peaaegu siin Kindluses ring täis tehtud või? Et Kindluses on meil nüüd tuur peale tehtud vist. Et hakkame liikuma väljapoole. Et see kuju on tore, aga vaata, milline maja katus on tore. Jumal, maja katus on midagi teha. Lahe katus. Aga nüüd siis me tulime Kindlusest ära ja jalutame siis natuke linna poole, et vaatame, mis seal veel põnevat on. Nüüd oleme siis Egeri linnapargis. Nime ma öelda ei oska välja hääldada. Aga lähme vaatame natukene pargis ringi. Veidi nagu Kadrioru pargi moodi. Ringid ja on siin siuke ilus väike sild ja siin on vesiroosid. Need on nii ilusad. Valged ja roosad ja ilusad. Vaat kui palju neid on. Aga jah, see on nagu väike Kadrioru, või no mitte väike, päris suur Kadrioru park. Ja nüüd liigume edasi, lähme vaatame, otsime selle basiilika üles. Jõudsime nüüd siis selle basiilika juurde, aga see on täitsa tellingutes. Meil ikka veab nende asjadega. Külje pealt küll kusagilt sai sisse ka, aga vaatame. Siit külje pealt natuke paistab paremini. Me vaatame, kas me saame sisse ja kas seal filmida tohib on ise. Siin rohkem siuke jalakäijate tänav, nagu siin on söögikohad ja erinevad ja see on jalakäijate tänav, siin on turg on need, müüvad siin igasugust head ja paremat kraami kõik. Praegu me siis oleme jõudnud kaunite naiste orgu. Aga kuidagi selles mõttes on väike pettumus, et see nii väike on, et nagu ma mäletan, et oli ikka suur ja ilus ja praegu pole siin nagu väga midagi palju. On kõik tühjad, mitte ühtegi inimest ei ole, mitte kusagil. Kõik on tühjad. Näed, siin on üldse kinni ja et järjest nagu seal mõned inimesed istuvad, aga siin on kõik tühi ja mitte kedagi. Mõni üksik inimene. Väga vaikne on. Mitte kedagi ega mitte midagi ei jätta. Need on kõik magnetid, sa ütled või? No jah.
et see kaunite naiste org ongi sellega käidud siis. Ostsime parkimise 1,5 tunniks, tegelikult oleks pisanud 15 minutist. Sest sööma me ei plaani minna siia praegu ja siin nagu muud teha polegi. Nii, et tuleb siis meie viimane videopostitus siis filmimine. Et tulime nüüd sööma, meil on siin tellitud siis sealiha täidetud küüslaugu ja camemberti juustuga, kartulipuder ja grillitud köögiviljad. Ja üldse sellega siis saabki meie reis nagu läbi, kuna homme me hakkame sõitma tagasi Varssavisse, oma armsasse Enne-Laussi ja sealt juba siis edasi koju. Et ma selles mõttes, et seal nagu midagi väga palju enam filmida ei ole, et kõik hea on juba öeldud. Ja reis on selleks korraks siis ühel pool. Aga meile siis head isu ja siis head koduteed ja järgmise reisini. Järgmise reisini.